Tere pealelõunast, head kuulajad, vaatajad, partnerid, kolleegid. Mul on väga hea meel avada tänast infopäeva, mis ei ole küll esimene, aga mis on esimene sellises formaadis ja sellisel kujul organiseerituna. Nimelt meil toimub see täna virtuaalselt ja siin füüsiliselt kohapeal on vast 10 inimest. Samas, miks me seda üldse teeme? Et RIA teemad on piisavalt olulised selleks, et neist rääkida veel rohkem, kui me oleme siiani rääkinud ja puudutavad väga paljusid isikuid, ettevõtteid, riigiasutusi loomulikult. Ja seetõttu me peame nendest rääkima rohkem ja võib-olla detailsemalt. Seekord erinevalt varasematest aastatest räägime me kõigist RIA teenustest, see tähendab nii riigi infosüsteemi puudutavatest kui ka küberturvalisuse teemadest. Ja esimene päev on pühendatud siis peaasjalikult riigi infosüsteemi teemadele. Teisel päeval räägime rohkem küberturvalisuse teenustest ja teemadest. RIA teenused on horisontaalsed, nad puudutavad meid rohkem või vähem, aga nendest teadmine ei ole kunagi liiast. Päris palju on juhtunud viimastel aastatel, eriti ka viimastel kuudel ning täna on teada, et päris palju hakkab juhtuma lähiaastatel ja sellest kõigest plaanime ka rohkem rääkida. Kasutage võimalust. Kõik, kes täna räägivad, on tegelikult oma ala spetsialistid ja teil on suurepärane võimalus neilt otse küsida vahetult, kui te midagi aru ei saa või midagi jääb teile ebaselgeks. Me elame keerulisel ajal, et see on paraku tõenäoliselt tänaseks kõigile selge. Keskkond on meil keeruline, viirus möllab, looduses toimuvad muudatused, mida võib-olla ei taha või ei ole planeerinud. Ja samuti on ka segane mõnevõrra poliitiline olukord. Sellele vaatamata ei ole meil põhjust istuda käsi rüppes ja oodata, et keegi meies midagi ära teeb või et asjad juhtuvad iseenesest. Seetõttu on RIA väga selgelt ennast positsioneerinud eestvedajana, kompetentsikeskusena ja meil on väga selge arusaam, et kui me tahame, et digiriigis midagi juhtub, siis peab seda keegi vedama eest ja tõmbama teisi kaasa. Loomulikult RIA ei ole üksinda see, kes digiriigi korda teeb või edasi arendab. Sellesse peame panustama kõik. Ja seda keerulist olukorda, mis me täna valitseb, võiks võtta pigem kui võimalusena, kui uue väljakutsena ja proovimagi leida lahendusi, mis meid tegelikult edasi aitavad. Et sõltuvus digiriigist on täna suur, tagasihoidlikult öeldes. Pigem ma julgen väita, et ilma digiriigita oleme täna üsna keerulises seisus. Eriti oluline on tänasel päeval küberturvalisuse olukord. Et mida rohkem me sõltume digiriigist, seda rohkem me peame pöörama tähelepanu ka sellele, kuidas me oma digiriiki kaitseme. Rünnakud digiriigi vastu ei ole haruldus, see on argipäev. Me näeme RIAs igapäevaselt, kuidas meid rünnatakse, kuidas meid üritatakse sõna otseses mõttes pikali joosta ja kuidas me peame absoluutselt iga päev tegelema sellega, et oma küberturvalisuse taset edasi arendada ja edasi viia. Mul on siiras lootus ja usk, et kõik, kes te olete täna kuulama asunud, leiate endale midagi uut, midagi huvitavat, midagi sellist, mida te varem ei teadnud. Ja kui teil tekib küsimusi, siis taaskord kordan ennast. Ärge jätke neid küsimusi küsimata. Küsige. Ma usun, et te saate vastuseid. Ja kui otseseid täna vastuseid ei saa, siis võite alati pöörduda RIA inimeste poole ja need küsimused saavad teil vastatud. Nii kui ma ütlesin, et järgmine aasta hakkab päris palju juhtuma ja on juba juhtunud päris palju. Ja kartused, et digiriigi e-tiiger magab kuidagi, on täiesti põhjendamatud. Julgen öelda ja julgen kinnitada, et tiiger hüppab edasi, hüppab päris intensiivselt, hüppab päris kaugele ja ma loodan, et ka õiges suunas. Aga see tiiger ei saa hüpata üksi või ainult RIA abile, et selle tiigriga peame kõik koos hüppama. Ja seetõttu ma loodangi ja usungi, et see tänane infopäev ei ole sugugi esimene ega viimane, kus me RIA tegemisi tutvustame ja et edaspidi oleme võib-olla oma tegemiste ja toimetamistega rohkem pildis ka läbi muude kanalite. Et mitte pikalt rääkida ja mitte siis koosoleku või infopäeva ajakava sassi ajada. Võtan oma jutu kokku
soovin kõigile meeldivat kuulamis- ja vaatamiskogemust ja head infopäeva. Aitäh! Suur aitäh Margusele! Nii nagu Margus juba ütles, siis oodatakse teie küsimusi ja küsimusi küsige ikka julgelt, sellepärast et täna ongi Riigi Infosüsteemi Ameti kõige suuremad spetsialistid siin kohal, et nendele küsimustele vastata. Ja see, et me oleme eetris virtuaalselt, ei tähenda sugugi mitte, et teie küsimusi kuulda ei võeta, vastupidi. Meil on olemas selline keskkond nagu Mentimeeter ja kui te lähete leheküljele menti.com, menti.com ja lähete sinna sisse koodiga 256445. 256445, siis saategi igale esinejale kirjutada küsimusi, mis teile huvi pakuvad ja iga ettekande lõpus võtame umbes 5 minutit, et olulisemad küsimused ära küsida. Aga kui teie küsimus täna siin vastust ei saa, siis olge mureta, sellepärast et kõik küsimused me kogume kokku ja vastame neile ära ja teeme sellest postituse RIA blogisse. Ja selle lingi saate te kõik endale postkasti ka hiljem. Nüüd aga ongi aeg esimeseks ettekandeks ja me kuuleme Riigi Infosüsteemi haldussüsteemi RIHA tulevikust. Vana keskkonna sulgemisest ja sellest, kuidas RIHakesega edasi minnakse ja ka tagasisidestamisest hakkab rääkima RIHA tootejuht Riho Kerge.